Selline näeb välja üks tavaline vestlus sotsiaalmeedias. Aga nüüd vaadake seda. See ei ole mitte väljavõtte magusasõprade foorumist, vaid umbes selline näeb välja narkodiil internetiajastul, sest internet pakub hulga võimalusi ajada asju täiesti anonüümselt ja varjatult. Kas see siis tähendab, et anonüümsus on täielik ja ühtegi jälge minu hämaratest tegudest maha ei jäägi? Kujutame korra ette, et ma olen narkootikumide tarvitaja. Vaatame. Üks kiire guugeldus, soovin või ostan ja leian end näiteks fentanüüli müüvalt lehelt. Nii, fentanüüli plaastreid, ninaspreid, fentanüülipulga.com. Mis asi on fentanüülipulga.com? Politseile tähendab see võitlusvälja laienemist. Ma ütleks, et see muutus ei ole nüüd niimoodi, et nii-öelda tänavatel midagi ei toimu. Tegelikult see päris maailmas toimub täpselt samamoodi edasi. Kiirsuhtlusrakendused annavad mingisuguse lisavõimaluse. Ja eriti lihtsa lisavõimaluse annab Telegram. Kui sa oled internetikasutaja, kes hoolib oma privaatsusest, siis tõenäoliselt tead sa seda äppi hästi. Ta on enkrüpteeritud ehk messenger, mida ei saa kolmas osapool jälgida ning mille sisu on nähtav ainult sõnumi osalistele. Through over 2 years of our existence, we haven't disclosed a single byte of data to third parties, including governments. Mõni ime siis, et seda armastavad muu hulgas ka ISIS äärmuslased ja veebipiraadid. Ja nüüd siis ka Eesti narkodiilerid. Näiteks selline arutelu arenes ühes Telegrami grupivestluses. No tippajal nägime seal umbes 200 liiget. Ja politsei vahistas hiljuti lausa 8 selle eestvedajat. Ning seda 9. meest alles otsitakse. Isegi kui nad käsitlesid seda sellise sõprade aitamisena ja nii-öelda kerge raha teenimise võimalusena, siis tegelikult need tagajärjed on ikka päris karmid. Oodake, peame korraks hoogu. Kuidas üldse sellesse punkti jõuti, kui need keskkonnad on nii turvalised ja kinnised? Kõige alguses loodi üks grupp. Põhimõtteliselt oli see, et jälle tuttavate kaudu see asi argnes, et see liikus järjest edasi, järgmine tuttav kutsus siis gruppi järgmise inimese või soovitas teda siis administraatorile. Ehk siis enne, kui keegi gruppi vastu võeti, oli tal tarvis soovitajat ja seejärel pidi ta grupi administraatoriga näost näkku kokku saama, et oma isik ka päris elus valideerida. Ja siis nii-öelda see grupi looja või peaadministraator vaatas ta üle ja lisas ta sinna gruppi. Ja edasine kauplemine liikus siis muidu süütus suhtlusäpis justkui kõrvalteel. Kui kellelgi oli parasjagu mingit ainet müüa, siis andis ta sellest grupile teada. Ning kui kellelgi tekkis huvi, lepiti privaatses chatis kokku, kuidas kaup üle antakse. Seal rühmas nad kasutasid ka siis nii-öelda varjunimesid, et keegi ei olnud seal oma päris nime all. Tema on Raigo Aas, Põhja ringkonnaprokurör. Need isikud, kelle me oleme nüüd vahistanud septembrikuus, et neilt me ikkagi leidsime narkootisained, mis olid väärtuses ligikaudu 10 000 eurot, et ühel isikul oli 100 grammi kokaiini ja ligikaudu pool kilo kanepit, et ikkagi olid juba märkimisväärsed kogused. Valik oli seega lai, aga nüüd väike reaalsuskontroll. Kui me võtta nüüd väga väikestest rakukestest pihta, kus seal tõesti kitsas seltskond omavahel suhtleb, paar, 3-5 inimest, ilmselt tõesti sinna ei jõua, aga kindlasti suuremad, kus juba mitmed kümned või mitmed sajad liikmed on, et see kindlasti on meie fookuses ja sealt selle kohta me teavat ikka kogume pidevalt. Ehk siis, nagu mainitud, oli selles grupis liikmeid 200 ringis. Seda on palju, asjade saladuses hoidmiseks liiga palju. Eks nad arvasid ikkagi seda klassikalist arusaama või noorte seas levinud väär arusaama, et seal nii-öelda internetis minust mingit jälge maha ei jää ja minust ei saada teada. Muide, siinkohal peaks mainima, et see Eestis toimunu ei ole midagi ainulaadset. Näiteks suvel peeti kinni mees, kes lõi aastaid tagasi Telegramis lõimu nimega Telegräs. See keskendub kanepile ja pakub nii-öelda kullerteenust. On ka teada, et keskkondades nagu WhatsApp, Snapchat ja Discord on tegeletud narkootikumide müümise ja vahendamisega, aga see näiline privaatsus on petlik. Sõna ikkagi läheb laiali ja see tõendite kogumine on ka nendes keskkondades täiesti võimalik. Aga ega me ise ka ei saa olla passiivsed, et me peame aktiivselt otsima neid võimalusi ja viise, et kuidas siis selliseid gruppe
leida ja juhul, kui me need leiame, et kuidas sinna ka siis ligi pääseda. Muide, politsei silmis pole vahet, kas diilerdatakse veebis või nii-öelda offline'is. Karistus jääb samaks, vahemikku 1–10 aastat. Karm tõde on aga see, et narkootikumid ei kao kuhugile. Müüa amfetamiin. Arusaadav, et neid selliseid taolisi gruppe, mitte küll nii suuremahulisi, on kindlasti veel. Ise nägime ka, et selle grupi administraatori või põhiorganisaatori kinnipidamise järel see grupp lõpetas tegevuse, aga ei ole mingi üllatus, et seltskond nii-öelda kolis siis teise grupi ümber. You think that if they weren't using Telegram, they'd be using something else? Absolutely. Nagu kord kolis narkomüük hämarast Tammsaare pargist tumedasse Telegrammi, kolib ta tõenäoliselt ka Telegrammis sinna, kus iganes on tugevam lukk. Ei tahaks väga moraali lugeda, et ma lihtsalt võib-olla kutsuks üles mõtlema selle peale, et ikkagi millisesse seltskonda nüüd nii-öelda sügavamalt sisse minna ja seda enam, et kui seal juba läheb uimastite tarvitamiseks.